tookord, kui me talud tegime, eks, siis ega tahan ikkagi täiskõned tegisi. No isegi see väike hind, kõigil see venn on väga vajalik, kui sisu tulevad. Ei tule, ta ei ole midagi olnud. Tund on lõhka. Kui nüüd tuult teeb, siis lõhki oma. See on kuidagi rakendamine. Päris hästi võttis. Ja siis me võtsime siit puhul. Siis see on see. See on veiba. Kus ma Jüri kalendritega läheb? Kunstide kooli. Ma tänan vist. Kunstida siin midagi juurde? Just. Saavad lisand tähtsad. Millised on praegu ei ole? Üks juurde on meil kallal endi. Minu hinnangul. No mis varem? Valla identiteedile kujundi Kas teil kooskõlastatakse siin kuidagi või kas te saate eelinfoni peale midagi tuleb? Minu Nigula Vald tegi selle, tegi fotokonkursi ja saaks pilte ja siis tegi selle peale. Teine, mida siin pakutud, et meil on see nagu ühe variandiga, sest on seda iga aasta läbi üks sama pilt, et aastal on see, et on see kuu koht. Aga siis me hakkame keerama iga kuu. Ei, see tõmbad ära nagu. See on see ülevalt siis sellega. Erovallas olid ka need erinevate piltidega, siis oli see, et aga iga kuu juures oli uus pilt. No ja need formaat on erinev. Ja siis oli veel niimoodi, kui kahe koos pidid võtad uue kuu ette, kaks, siis see pilt on kuskil vahepeal siis, vaata, noh, see on veel hästi... Osad on mõndatud sellena suur, nagu see mitte keskmiselt on ka komed. Need ettepanekuid saab teha, või teha rahvaküsitluse ja kaasata kõike. Pisikid asja väga suureks. Ei no, kaasamispoliitika on hea poliitika. Jaa, aga me ei ole selles mõttes rahvas, anname selle rahvale, aga kuna tegelikult rahvas ei saa neid kalendreid, et tegelikult need kalendrid on ainult olnud... Ma ei tea, kus me läheme rohkem. Ei tohi müüa, sest meil ei ole kehtestatud hinda. No kehtestage siin, siis on jumal, paberit ei ole. Tegi käskiri ja läheb kinni, lihtsalt jumal. Mis sa näed, mis hind võiks olla? Jaa, see 5 eurot, et 2.50 on oma hind. Hea vahetusraha ka, et ei pea ära teha 5 eurot, nii täna veel ei ole. Ei saanud ikka jah, sest... Ei, selles mõttes jah. Järgmine omavalitsus saab hinna kehtestada. Olla sekretär on, ma ei tea. Ma mõnen vist ka, see on vana põhja, et nad hinname ära, et meil on erinev hind, see on ju alused on sama. Ma tulen järgmisse vallavalitsus huvikeskuse hinnadega. Ei, 2. Muidu me ei saagi käivet. Maksame rohkem kui Rakveres. No, ruumi rent. Kas see on kõrgelt Rakveres? Jah. Sa tõstad niimoodi, et sul kõigepealt üldse ei ole hinda nii hea. Ei, kui 3-kordset tõstan, siis ei ole, aga 2-kordset tõstan, siis hommik. Hommik. See on ikka paketid tõstad, et 3 jubelit näiteks oma hinnad, siis on juba kodus. Ei, tegelikult see võib panna. Tere. Kõik on kuulda. Tere. Ravi on meil peal.
Viimane kolmas punkt on ikka informatiivne. Seda peale koostööd. Elektripeale. Elektriga läheb ikka kõigest kui ühtid. Usun, et peab on kõik ära olevad. No siis see sinu 10. Ei ole, sa ei juhtu midagi. Võib-olla võtta, siis kui ise välja. See oli see Soome kõiki katkivad, ehk siis nüüd lükkavad kokku. Ma arvan, et saate see 5 oli esmaspäeval. Kas see suunas äkki peaks ka fikseerimisega? Ma olen jälginud, et ega väga vahet ei ole. Ei ole nii. Ma olen ka jälginud. Täna. Tähendab, see ongi niimoodi, et ta on mingi hetk. Pärast suvel ei kaandab ära. Ja siin on kohal inimestega ei tiputad ikka ära, kus töös on programm kella see tunni kütavad kes tipud võtavad ainuks nädele, kui on 25. See soovige parvete tavalist raha.
see on nutipistik, kui nad otsustavad sealt, et nad juba mootori sõitma. Aga vist on paremad, ei ole tehtud rinded. Oli veel keegi tulemas, räägib. Aga siis võib alustada, sest kell on aja järgi kell 4, et istungi aeg on olemas. Aga enne kui lähme päevakorra juurde, ma teeks ise väikse ettekande sellel teemal, kuidas käib volikogus töökorraldus vastavalt meie valla põhimääruse paragrahvile 13, et seda on siin küsitud varasemalt ja meil on tulnud juurde ka asendusliikmeid, kes seal üldse sellega kokku puutunud, et sellise kiire, mitte kiire, vaid põgusa 5-minutilise ettekande teeksin teile, kuidas siis käib. Pärast saab kõik slaidid meili peale ka saadetud. Esmalt see, et volikogu istung on avalik, nagu ka täna näete, et siin on tulnud kodanikke kaugemalt ja lähemalt. Mõned kord võib olla ka kas terve istung või mõni istungi päevakorrapunkt kinnine, sõltuvad sellest, kas siis on isikuandmeid või mingeid muid seadusepügalaid, mis seda sätestab, et tuleb kuulutada see osa istungist või see punkt kinniseks. Volikogu tööd juhib volikogu esimees üldjuhul, tema äraolekul aseesimees
ja kui nad mõlemad ära on, siis vanuselt kõige vanem kohal olev volikogu liige. See tähendab mina. Kui sind ei ole, siis järgmine ja kui Arvot ei ole, siis järgmine kuni viimase mehe või naiseni välja. Juhul, kui volikogu istungid lähevad pikemaks ja siis ära toodud see pikkus on rohkem kui 90 minutit, võib teha pausi kestusega 10 kuni 20 minutit. Iga istung algab päevakorraga ja selle kinnitamisega. Päevakorras olevate punktide osas võib teha ettekandeid, kaasettekandeid, esitada küsimusi, võib neile vastata, võib võtta sõna, võib teha repliike ja anda sõna ka ettekandjale lõppsõnaks. Ja kui pikad nad võivad siis olla, oleme ka ära sätestanud oma põhimääruses, et ettekande pikkus on kuni 10 minutit, kaasettekandel kuni 5 minutit, küsimuseks on aega 1 minut, sõnavõttudeks on 5 minutit aega ja repliigiks kuni 2 minutit. Ja ettekandjal, kui ta soovib lõppsõna teha, omakorda 3 minutit. Volikogu liikmel on õigus esitada küsimusi ettekandjale ja kaasettekandjale ja igal siis volikogu liikmel on õigus küsida kuni 3 küsimust. Ja küsitakse siis, antakse siis käega märku, kui tahetakse küsimust küsida ja volikogu esimees annab siis sõna ja saab selle küsimuse ära esitada. Ja viimane slaid puudutab siis seda, et kes saavad siis sõna võtta. Et sõnavõtu õigus on volikogu liikmel, vallavalitsuse liikmel ja isikul, kes on kutsutud siia sõna võtma. Ja samuti võivad teha siis kuni 2 repliiki iga päevakorrapunkti kohta. Kui on soov teha ettepanekuid ja muudatusi päevakorrapunktis või toodud eelnõude kohta, siis tuleb esitada neid kirjalikult. Ja hääletatakse neid siis esitamise järjekorras. Kui neid ettepanekuid ja eelnõusid on väga palju, on võimalik võtta ka volikogu liikmel vaheaeg. Ja volikogu istungi lõpetab samuti siis juhataja. Volikogu lõpus tehakse protokoll, kus on ära toodud siis seadusest tulenevalt andmed koosoleku ja istungi osavõtjate kohta. Ja koosolek võib olla meil siis ka elektrooniline. Elektrooniline siis 2 viisil, et võib olla kirjalik vastustega jah ja ei. Ja kui on soov, keegi on välislähetuses, asub kuskil kaugemal või tervislikel põhjustel siin saalis viibida, on võimalik meil osa võtta ka Teamsi vahendusel. Sellest tuleb eelnevalt teada anda ja Tiina saadab siis lingi osavõtjatele, kes on seda soovi varasemalt avaldanud. Aga see oli selles osas kõik ja saame minna siis korralise päevakorra juurde. Täna on siis ette valmistatud 3 punktiga päevakord ja küsin, kas on päevakorra ja eelnõude osas ettepanekuid. Kui ei ole, teen ettepaneku päevakord esitatud kujul kinnitada. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Päevakord vastu võetud. Ja esimene päevakorrapunkt on vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja isikulise koosseisu muutmine ja ettekande on valmis vallavanem Siim Kumelu. Ole hea, Siim. Head volikogu liikmed, ilusad alanud aastad kõigile, ilusad selle aasta esimest volikogu istungit. Ja eelnõu sisu on siis selles, et 10. detsembril kinnitatud vallavalitsuse koosseisu tulen teie ettepanekuga seda muuta, sellepärast, et selle koosseisu kinnitamisel arutelu ajal küsiti küsimusi, anti arvamusi. Öeldi, et võiks olla tegelikult natuke suurem vallavalitsuse koosseis ja ma andsin ka sellise vihje ja viite, et tõesti mingi hetkel me seda muudame ja täna oleme siis teie ees selle eelnõuga, et kinnitada vallavalitsuse koosseisu muudetud kujul, kinnitada vallavalitsuse 4 liikmelisena, struktuur oleks siis vallavanem ja 3 vallavalitsuse liiget ja ettepanek on kinnitada vallavalitsuse liikmeteks siis Renno Laaniste, Erne Mäeots ja Jaanus Riisner. Jaanus oleks siis 6 liige ja ma pikemalt selle eelnõu kohta ei räägikski. Ma arvan, et see on see koht, kus saab küsida minult kui ettekandjalt. Ma arvan, et meil on võimalus küsida Jaanuselt, kes on valmis kindlasti vastama, kui talle küsimusi on. Et
selline siis ettepanek uueks vallavalitsuse koostöös. aitäh sulle, Siim, ja nüüd olemegi selle juures, et kui on küsimusi, siis palun käega märku anda ja julgesti küsida. Esimest kätt, ole hea, Madis, ja anna teada, et kellele küsimus on ka suunatud. Vallavanemale. Ma küsin, et mis tingis peale 2 vallavalitsuse istungit sellist muudatust ette võtma ja miks just selline valik? See on sellepärast, et tegelikult meil olime töötame lähtuvalt koalitsioonileppest, kirjas, et Koduvalla riigil on õigus 2 liiget vallavalitsuse koosseisu. Nüüd peale, see ei ole tingitud küll sellest, et meil oli küll 2 vallavalitsuse istungit ikka toimunud, vaid sellest, et valimisliit esitas enda vallavalitsuse liikme kandidaadi ja mina tegin siis koostasin volikogule sellise ettepaneku, et seda vallavalitsuse sellisena kinnitada ja on see selle tingiski, et selline kokkulepitud koostöövorm ja arutelu meil selles osas oli minu ühine, et 2 liiget Isamaa erakonnast, 2 liiget valimisliidust Koduvalla. Nii, kas on veel kellelgi küsimusi? Ole hea, Kaul. Ma diletandina lihtsalt tahan teada, kuidas need asjad nii kiiresti saavad muutuda, et alles oli üks otsus ja siis on kohe teine otsus. Siin praegu nagu midagi vastust oli, aga ega ma päris selgust ei saanud, et eelmine koosolek saime asjad ära kinnitatud, asi lööb käi. Tundub nii, et tegelikult eelmine koosolek juba teada, et täna tuleb selline teema arutusele. Vist oli nii või varrati seda? Jah, selles mõttes, et kui me nüüd iga sellises tempos vallavalitsuse koostöö suurendaks, siis me jõuaksime päris halba olukorda lõpuks, aga seda meil plaanis ei ole. Ma arvan, et mis selle tingis, aus vastus on see, et nagu ma siin eelmine kord volikogues vihjasin, et ma selle muudatusega mingil hetkel võin tulla, aga see on ka olude sunnil, mis ei olnud meiega seotud, et see on ikkagi... Mis olud need siis olid, mis ei olnud teiega seotud? Ma siis vastan valimise nimel, et jah, see struktuur ja valitsusliikmete arv on meil leppinud paigas ja Jaanus Reidar on olnud kogu aeg meie kandidaat valitsuse liikme rolli, aga tulenevalt tema eelnevatest ametikohustustest, mis ei võimaldanud seda kohustust täita, ei saanud seda kohe panna. Tänaseks on olukord muutunud, takistusi ei ole ja saame ette planeeritud koosseisuga edasi minna. Nii et ma konkretiseerin siis, et eelmine koosolek seda võimalust ei olnud, täna on. Jah, just juriidiline takistus oli ja rohkem suurendada lähiajal kavas ei ole ka plaanis vähendada, et seda ära käi lubadusi välja. Jaa, loomulikult tervislikud seisundid, maailma olukord võib alati muutuda, aga tänase teadmise juures ei ole seda ette kavandatud. Kui ta tuleb ära korraliselt. Nii, kas on veel küsimusi? Kui küsimusi ei ole, saame minna edasi siis päevakorrapunkti hääletamisele. Ja kes on eelnõu kinnitamise poolt antud kujul, palun käega märku anda. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 2 erapooletud. Selge, sellega on antud päevakorrapunkt kinnitatud ja saame minna päevakorrapunkti number 2 juurde, milleks on siis palgalistele valitsuse liikmete töötasu ja hüvitiste määramine. Ja taas kord sõna vallavanem Siim Varavõi. Ma vaatan korra, kas ma äkki läksin välja, sest siin on vist tegemist seda opositsiooni, mis puudutab isiklikult, siis ma ei saa teid seda otsustama aitäh. Nii. Valvalitsuse liikmete töötasu hüvitise määramine lähtume samadest summadest ja loogikatest, mis teiste valvalitsuse liikmete puhul ja ettepanek on määrata siis valvalitsuse liikme Jaanus Reisneri tasuks 327 eurot ja punktiga 2, et siis see on siis auto ja transpordi hüvitised tehes 64 eurot, nii nagu teistel valvalitsuse liikmetel. Nii, taaskord on võimalik esitada küsimusi, kui on soovi.
märkusega ma küsin, vaata, see on niimoodi, et järgmises sõnastuses järsku on B2, 2, 3 ja 7 kuni 64, sealt ei tule nagu välja, et see on autokompensatsioon. Jaa, see muudatus ei tule, kui sellest, ütleme, tegelikult muudatud teised, kus sisse viiakse, on selle lause esimene osa, et see on selle autokompensatsioon. Okei, see täiendab eelmist otsust, see ei ole eraldi otsus siin. Jah, see on seda meie vastuvutud otsus, kus siis punkt 2 on see autokompensatsioon, see on 23. On lihtsalt nulliga välja. 30, jah, see on õige tähendab. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, saame minna hääletamisele. Kes on antud eelnõu kinnitamise poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Kes on erapooletud? Ja idelt üks ei osale. Või Ari, mis sinu staatus oli? Nii, ja sellega on eelnõu vastu võetud ja saame minna päevakorrapunkti number 3 juurde, mille osas teeb ettekande kantselei spetsialist Ergi ja samuti on see siis selline eelnevalt rääkis, mina tutvusin siis Riigikogu töökorraldust, siis Tiina ettekanne puudutab siis komisjoni töökorraldust ja komisjoni liikmete õiguseid ja kohustusi. Ole hea, Tiina, sõna sinu. Räägin põgusalt siis volikogu komisjoni tegevusest, komisjoni liikmete õigustest ja kohustustest. Tallinna vallavolikogus on 6 komisjoni ja ainukese ajutise komisjonina moodustatakse siis elutäie määramise komisjon, kuhu kuuluvad Kadrina vallameedia nõukoja ja volikogu alatiste komisjonide esindajad. Ainuke komisjon, mille siis volikogu peab moodustama, on revisjonikomisjon. Ja toon siin välja revisjonikomisjoni tegevusvaldkonnad, milledeks on siis eelarve ja finantskontroll, varade ja inventarikontroll, projektide ja toetuste järelevalve, dokumentide ja protokollide kontroll, riskide ja nende analüüs, auditi ettevalmistamine koos audiitoritega, majandusaasta aruande siis jälgimine. Ja revisjonikomisjoni töökorrast veidi, revisjonikomisjon koostab endale tööplaani. Neil on õigus oma tööks siis saada teavet kontrollülesannete täitmisel, esitab revisjoniakti valitsusele seisukoha andmiseks ja seejärel koos valitsuse seisukohaga volikogule otsuste tegemiseks, annab vähemalt kord aastas volikogul ülevaatama tegevusest ning annab ka arvamuse majandusaasta aruandele. Volikogu komisjonide pädevus. Volikogu esimees suunab komisjonidele arutamiseks volikogu õigusaktide eelnõusid, vallavalitsuse poolt komisjoni arvamuse saamiseks informeerimiseks esitatud materjale ja vallakantseleisse laekunud isikute avaldusi, mis on siis vastavalt vajadusele tuleneb teemast, kuidas kas on vaja arutada. Ja komisjonide otsused on volikogule soovitusliku iseloomuga. Volikogu komisjonil on õigus algatada volikogu õigusakti eelnõud, teha ettepanekuid volikogu ja teiste komisjonide menetluses olevate volikogu õigusaktide eelnõude ning volikogu istungi päevakorra kohta, saada vallavalitsuselt ja vallavalitsuse hallatavalt asutuselt oma tööks vajalikke dokumente ja teavet, kutsuda koosolekule vallavalitsuse liikmeid, vallavalitsuse ametnikke ning teisi komisjoni menetluses oleva küsimusega seotud isikuid ja kaasata ka oma töösse asjatundjaid ja tellida eksperte ja seda siis kooskõlas volikogu esimehega.
Tõin siin näite eelnõude menetlemise osas, et mis järjekorras midagi toimub ja millal siis eelnõu jõuab või käib läbi ka komisjonidest. Ja tõin näite siis vallavalitsuse esitatud eelnõu osas. Et eelnõu koostab ametnik ja kooskõlastab selle siis vajadusel otsese juhi ja vallasekretäriga. Peale mida lisatakse see vallavalitsuse päevakorda. Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud eelnõu esitatakse volikogu esimehele. Määruse eelnõud arutatakse volikogus 2 lugemisel, kui volikogu just ei otsusta teisiti. Pärast esimest lugemist saadab volikogu esimees eelnõu enda poolt määratud komisjonile või siis komisjonidele, oleneb siis eelnõu teemast, arutamiseks ja ettepanekute tegemiseks. Ettepanekute esitamise tähtaja teeb istungi juhataja teatavaks esimese lugemise lõpetamisel. Esimese siis volikogu istungil, esimese lugemisel. Komisjon peab andma siis seisukoha kirjalikult volikogu esimene poolt määratud tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui 1 nädal. Tähtaegselt esitatud muudatusettepanekud vaatab läbi volikogu esimees ja vallakantselei esitab siis muudatusettepanekud ka eelnõu algatajale. Ja komisjoni poolt tähtajaks seisukoha andmata jätmisel menetletakse siis eelnõud koos teiste muudatusettepanekutega ilma komisjoni seisukohata. Ja volikogu töövormid, volikogu komisjoni töövormiks on siis koosolek, mis võib ka vajadusel toimuda elektroonselt. Ja komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees või siis volikogu esimees. Ja komisjonide koosolekud toimuvad vajaduse põhiselt. Volikogu komisjonidele kõigil on loodud meililistid. Koosoleku kutse saadetakse alati meililisti ja lisatakse siis kõikide kutsutavate külaliste meiliaadressid. Ja alati saadetakse koopia ka volikogu listi, et siis volikogu liikmed teaksid, mida toimub ja soovi korral saavad osaleda. Elektrooniline koosolek viiakse läbi siis elektroonilise infosüsteemi kaudu, mis võimaldab isiku tuvastamist nime ja hääle järgi, kus osaleja ei pea olema pildist nähtav või elektroonilise kirjavahetusena. Ma siia lisan selle, et kui on hääletamine, siis on ikkagi hea, kui on see pildist nähtav, et on kindel selle hääletamisel. Viimasel juhul edastavad komisjoni ja elektroonilise kirjavahetusena siis ka samamoodi. Ja viimasel juhul edastavad komisjoni liikmed oma otsused päevakorrapunktide kohta e-posti teel kokkulepitud ajaks koosoleku kutsest näidatud meiliaadressile. Et need on tavaliselt sellised ei ja koosolekud küsimused. Ja elektroonilise koosoleku ja selle läbiviimise otsustab koosoleku kokkukutsuja. Komisjoni koosolekust võib sõnaõigusega osa võtta komisjoni mitte kuuluv volikogu liige või vallavalitsuse liige. Teiste isikute kutsumise või lubamise komisjoni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab koosoleku kokkukutsuja. Ja komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Komisjoni koosolekust koostatakse alati protokoll, mis siis sisaldab koosoleku päevakorda, toimumise aega, koosolekust osa võtnud isikute nimekirja, komisjoni otsuseid ja komisjoni liikmete eriarvamusi. Ja koosoleku protokollimiseks võib kaasata kantselei spetsialist ehk mind. Väljaspool tööaega toimuval koosolekul osaleb protokolli ja eelneval kokkuleppel, et see koosoleku aeg enne, kui te selle välja ütlete ja soovite, et ma protokollin koosolekut, siis minuga nagu kooskõlastada, et kas mul on vaba aeg sel hetkel, et seal koosolekul osaleda. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
ja protokolli allkirjastamine toimub dokumendihaldussüsteemis Amfara, mille kaudu siis saadetakse koosoleku juhatajale link, kus ta saab sinna iseteeninduskeskkonda ligi. Ja komisjoni liige arvatakse komisjoni koosseisust välja isikliku avalduse alusel või kui ta on puudunud komisjoni koosolekutel 3 järjestikuse kuu jooksul arvestamata kuid, millal komisjoni koosolekuid ei toimunud. Komisjoni koosseisust väljaarvamise otsustab siis volikogu ja komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Mina tänan kuulamast ja kui on küsimusi. Aitäh sulle, Liina. Ja see samuti see esitlus tuleb kõigile meili peale ka, seda saab pärast üle vaadata. Siin oli ka eelneval istungil küsimus, et kas saab osa võtta koolitusest. Ja sellele küsimusele on meile ka vastus saabunud, et valdavalt on kõik uued volikogud teatud tööle hakanud ja koolitus on välja kuulutatud. See toimub siis Meresuus baas, 2-päevane. Et 16. jaanuarini saab sinna registreerida, kellel on soov, see info tuleb ka meili peale täpsemalt, et kellel on soovi osa võtta kas esimesel päeval või teisel päeval, siis palun teavitada Kristat, Krista registreerib ära ja kellel on soovi, saab oma teadmisi seal täiendada või uusi teadmisi ammutada. Et selline võimalus on ka nendel alati, kui valimistsükkel on, siis koolituskeskus selle korraldab nagu. Tavaliselt on Ida-Virumaal Jõhvis või sellises meie piirkonnas. Selline võimalus on ka, et soovi on tahtmist ennast täiendada, seda võimalust pakume. Ja sellega on ametlik osa läbi. Kas kellegi on jagada mingit informatsiooni teadmist volikogu liikmetel? Küsimus. Kuidas see valla töökorralduse auditeerimine käib, kas siin vallas on üks kindel audiitor, see on juba eelnevalt kokku määratud, on aastaid juba üks olnud või kuidas see auditeerimine toimub? Valla töötajad otseselt auditeeritakse majandusaasta arvane. Selleks tehakse hange, tavaliselt on ta kas 3 või 5 aastaks. Kes audiitor praegu on? Monika Karnja. Mis firma meil auditeerib? Loodi Finantsid. Aga see tuleb riigihanke korras, vähem pakkumise teel. See on tehtud, siis ta on ilmselt praegu... Praegu on juba 2 aastat. Et on Interrolliga Eestis on kuskil circa 40 pakkujat audiitorite kojas, kes siis omavad seda pädevust just kohalike omavalitsuste osas. Kui peab tunnistama, seda on ka meedias läbi käinud, et ega see konkurss, kuna me teeme seda vähem pakkumise teel, siis konkurss siia väga tihe ei ole. Et mõnes kohas liiga tehakse lausa kordushankeid, sest esimesel hankel ei ole ühtegi pakkumist. See tuleb hanke korras, sest seda on üle mitme finantsaasta ja summad on juba ka piisavalt suurt ja sellest pääsu meil ei ole, riik kohustab seda auditit. See muudada ka ju. Jah, see meil allasutused ja meil on konsolideeritud arvandega tegemist. Aga allasutused teevad ära selle. See võib olla eraldi, võib olla ka ühisanked, et kuidas on. Auditeerimine toimub eraldi, allasutused eraldi ja siis... Palun hea, nüüd räägib paar sõna, kuidas auditeerimine käib. Ikka sama see ettevõtte teeb, et kommunaali ja soojuse. Et ikka sama. Kogu siis samuti. Ei, soojused on nagunii on sama, aga need... Äriühingud on ka siis. Ta on lihtsalt mõttekas teha Minul on üks küsimus, et 16. detsember vallavalitsuse istung, vaatasin, lugesin protokolli ja siis väljas ilma selline asi, et esimesed 2 eelnõud just otsustati 2 liikmega, mis on täiesti okei, aga protokolli pandi kirja 3 häält, mis on jälle protseduuriline nagu viga, et kuidas te siis seda kommenteerite, kas siis edaspidi on ka, et kohal on nagu justkui kõik inimesed
aga tegelikult ei ole. ma jään vastuse sulle võlgu ja üks vallavalitsuse liige tuli väikese hilinemisega koosolekule kohale. jah, sellepärast. aga kas siis on see, et ta tuli hilinemisega, kas te juba 2 otsust siis eelnõud otsustasite ära ilma temata? meil oli koorum oli koos istunguks pihta. ja see on õige, aga siis peab protokoll ka protseduuriliselt õige olema, ei saa panna siis kirja, et 3 poolthäält, kuigi tegite seda 12. Et siis peaks olema protokollis kirjast ikkagi 2 häält. Kas sa ütlesid alguses, et oled esimesed 2 häälega? Esimesed 2 eelnõud on otsustatud ilma 2 liikmega, et 3. hilines, aga hääletustulemused on 3 häält. Selle paranduse me teeme kindlasti. jah, et see ei ole nagu läbipaistev ja õige, et kui inimesed loevad ja siis tegelikult on see viivitus kirja pandud, et see protseduuriliselt ei ole korrektne. ja edaspidi me vaatame, et oleks ka siis paneme protokolli sisse, kui ei juhtu niimoodi, et keegi tuleb esimeseks. Vallavalitsuse istung oli see, jah. Et lihtsalt see jäi silma. väga tubli. nii. palun, Kaul. sul on veel üks küsimus. ma olen endale 8 punkti siia kirja pannud. see on statistika. kelle poole ma siin Vallamaas peaksin pöörduma või kellele need küsimused saatma saamaks vastused. puudutavad ettevõtlust, et kõik küsimused olenemata temaatikast tuleb suunata kadina.ee ja seal juba delegeeritakse edasi, kes vastab või vastatakse seal kollektiivselt. ja küll meil on see, mille tuleb kõik saata. siis see päring registreeritakse ja suunatakse täitmiseks siis kas konkreetsele ametnikule või ametnikele. selge. mina tahtsin lihtsalt öelda, et kui kellelgi on tuleval laupäeval aega üle, siis Ridaküla noored teevad Ridaküla perepäeva. Tulge kampa, olete kõik oodatud. Alustame kell 10, lõpetame kell 3, siia. Aivar soovib sõna. Selge, siis saame lugeda istungi lõppenuks ja järgmine vallavalitsuse istung on jätkuvalt nii nagu oli 28. jaanuar, et seda pole muudetud.